kui puudutus. Ossa raiske. Olge ettevaatlikud. Ühe päeva minu armas väike tütar Marta, issand, 39 aastane väike tütar. Ta sai magistri kätte lõpuks. Ma lubasin, et ma maksan ta arveid ja laenusid, kuni ta koolis käib. No ma olin tõesti, ma olin haridusriisku. Issand, seal ekasid ja siis ta sünnitas selle Aadama, eks no niimoodi, ta sai Aadama ja siis ta võttis akadeemilisi. Ma mõtlesin, issand, kuidas sari sünnitaja saab nüüd ka veel. Siis ma pean talle kirstust tulatama mingid arved, aga ei, ta lõpetas, sai magistri kätte ja selge, väga. Aga mina olen nõus maksma laste hariduse. Õppige. See oli hämmastav, ma vaatasin oma laste pealt. See oli hirmu äratav, et nad lähevad kooli mitte selleks, et kellekski saada, vaid neid huvitab, milliseks nad saavad. See on põhimõtteline paradigma muutus. Ja see on lahe. See on lahe muidugi. Inimene ei määratle ennast oma elukutse järgi enam. See on niisugune luterlik relikt meis kõigis sees ja veel nooremates ka ikkagi ja. Aga tegelikult on käes aeg. Ma kohtasin seda New Yorgis juba ammu, et tutvustamisel ja ma olen näitleja, see on advokaat. Mind ei huvita, mis tööd sa teed, me kõik peame raha teenima. Mis sa teed selle rahaga? Kes sa oled selles mõttes? Mis sa teed selle rahaga? Mis sa teed tööl? Käi tööl, kus tahad, aga mis sa teed? Et kes sa oled tähendab? Et määratled ennast hoopis teistel alustel, et see on, ma õpin laste käest, milleks ma õpin, ma suven ära ju kohe. Aga see sellega.